Nii, head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Tartu Ülikooli matemaatika ja informaatika õpetaja magistriõppe infotundi. Mina olen õppekava programmijuht Indrek Zolk ja infotund koosneb mitmest ettekandest. Küsimusi saab esitada seal tekstivestlusaknas, aga meil on põhiline küsimuste voor planeeritud pärast kõiki ettekandeid. Samuti võib juhtuda, et mõne küsimuse saame võtta ka vahepeal. Ajakava on siin slaidil nüüd näha ja mina siis esmalt tutvustangi õppekava, sinna sisseastumist ja kõike seonduvat. Ma keskendun järgmistele küsimustele, et mis õppekava see üldse on, kes sinna saavad kandideerida, millised on võimalikud stipendiumid, milline on õppeaeg ja kas on üldse õppekaval õppimiseks õppetasu vaja kusagile kellelegi maksta. Et mina ei lähe väga palju ainete sisusse, võib-olla ka moodulite sisusse, et sellega tegelevad natuke rohkem järgmised kõnelejad. Nii, õppekava on siis matemaatika ja informaatika õpetaja ja see on magistriõppekava, mille lõpetamise järel antakse õpetajakutse Eesti kutsekvalifikatsiooni raamistiku 7. tasemel ning akadeemilisele õiendile kantakse, et isikul on ettevalmistus õpetada matemaatikat ja informaatikat nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Ja siis pärast seda magistriõpet on võimalik ka jätkata õpinguid doktoriõppes. Õppetöö toimub sessioonõppe formaadis, mis see tähendab, on see, et on garanteeritud, et on võimalik kõiki aineid kuulata niimoodi, et koha peal Tartus on siis õppetöö ainult reedet ja laupäeviti ning mõne aine puhul tuleb ette ka, et on distantsilt tööpäevad siis esmaspäev kuni neljapäev, mõnel neist tööpäevadest siis pärast kella 4, et nagu pärast tööd. See puudutab ka mitte ainult õppimist, vaid ka igasugust hindamist ja eksameid. See muidugi ei ole otseselt takistus või piirang, kui keegi soovib kuulata mõnda õppekava ainet, sest Tartu Ülikool on küllaltki suur ja need samad ained samade koodidega on isegi ka mõni aine on ka päevaõppe üliõpilastele. Kui kellelegi sobib, siis on võimalik muidugi kuulata seda ka mõnel teisel ajal, kui vastav aine toimub, aga igal juhul garanteeritud on, et on võimalik reede, laupäev ja distantsilt tööpäevad õhtuti see õppekava täielikult läbida. Õppeaeg on 2 aastat, nagu 120 EAP-d ilmselt näitab. Ja tegu on siis Tartu Ülikooli 2 instituudi, täpsemalt siis Arvutiteaduse instituudi ning Matemaatika ja Statistika instituudi ühisõppekavaga. Kes siia saavad kandideerida? On siis 2 tingimust. Kõigepealt peab olema eelnev õppetase olemas, bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõpe kandideerimise seisuga ja eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. See tegelikult ei ole veel päris kõik, sellepärast et erialakatsele pääsevad järgmistele tingimustele vastavad isikud. 3 varianti. Esimene variant on see, et varasemates õpingutes on läbitud vähemalt 60 EAP-d matemaatika, informaatika õppeaineid. Kandideerimisel SAIS-i kaudu saab siis eelmiste õpingute akadeemilised õiendid üles laadida ja komisjon saab siis vaadata, kas need 60 EAP-d on olemas. Teine võimalus, kui ei ole 60 EAP-d, siis on võimalik kuulata eraldi ettevalmistusprogramm, millest ma räägin varsti kohe pikemalt. Ja kui seda ka ei ole tehtud, näiteks sellel aastal hetkel ei ole võib-olla mõnel, siis on võimalik SAIS-is registreerimisel märkida ennast eeldusainete eksamile, mis toimub 3. juunil, siin on kirjas ka kellaaeg ja ruum ja SAIS-is on see ka kõik olemas. Et kui eeldusainete eksamil saada vähemalt 80 punkti 100-st, siis on ka võimalik pääseda vestlusele. Ma võib-olla täpsustan need 3 asja. Nimelt siis et 60 EAP-d osade õppekavade kohta on meil analüüs juba ära tehtud, et nendes on kindlasti olemas vähemalt 60 EAP-d matemaatika ja informaatika aineid.
See loetelu siis Tartu Ülikoolis on informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika, haridustööd reaalained, loodusreaalained õppimine põhikoolis, kui on seal valitud matemaatika või informaatika suund. Ja Tallinna Ülikoolis ka õppekava nimega matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs. Nende puhul on teada tegelikult, et seal on juba 60 EAP-d olemas. Aga kui te ei ole mõne nende kava lõpetaja või lõpetanu, et siis on akadeemilist õiendit varasematest õpingutest vaja, et saaks analüüsida, et kas on 60 EAP-d matemaatika, informaatika ained või ei ole. Nii, kui neid ei ole ja ei ole ka kavas kuidagi 60 EAP-d lähiajal õppida mingil muul moel, siis me pakume tegelikult varianti, et õppida, ütleme suurusjärgus siis aasta aega tegelikult meil e-lõppena. Selle nimi on siis ettevalmistusprogramm siia õppekavale astumiseks. Kood on siin ka antud, TK043, Tartu Ülikooli täiendusõppe juures saab seda sinna registreeruda. Selle maht on ainult 18 EAP-d, aga see ei ole mitte suvalised ained, vaid need on väga kindlad ained, mis on siis ette öeldud, et mis tuleb siis õppida. Mõttekas on teha võib-olla 9 EAP-d semestris, et sügisel 9, kevadel teine 9, aga siin on kõik individuaalselt võimalik. On ka neid, kes 18 tahavad teha tervel ühel semestril, siis teisel semestril ei teeks üldse midagi. Selle kohta on ka sama lugu, et neid programmi aineid saab kuulata sessioonõppes, sama nagu see formaat nii-öelda. Ja ainete komplekt on jah individuaalne valik, et see on õppima asuja valik mõneti, aga ka seal on vaja individuaalselt vaadata, et mis kuhu kellelegi sobib. Ja mõnesse ainesse, isegi kui ta on välja kuulutatud, näiteks võib-olla, et kevadel toimub, aga kui on juba, võib-olla on rühmad täis, võib-olla sinna ei saa, saab mõnesse teise, et siin on, aga 18 on igal juhul selle programmi maht. Ja need ained on nii kavalalt valitud, et tegelikult neid, kui tulla õppima pärast selle programmi läbimist, ilmselt siis näiteks järgmisel suvel, kes selle peale lähevad, siis neid aineid saab õppekohal tegelikult kasutada, ehk siis, et tegelikult oleks nad niikuinii pidanud õppima ja siis nad on ette tehtud lihtsalt. Kolmas variant, see eeldusainete eksam. Selle kohta ega siin väga rohkem ei tahagi kommenteerida, kui et ta siis tugineb matemaatika osas siis laia matemaatika ainekava kohustuslikule kursustele ja siis mõnele bakalaureuseastme õppeainele ja selle põhiline sisu ei ole mitte nagu valemite peast teadmine või midagi niisugust, valemite leht antakse ka ette. Ja samuti programmeerimist selles mõttes ei oodata, et ise oskaks nagu nullist seda, aga peaks oskama siiski arusaamise tasemel nagu mõista, et mida see programm võiks teha või püüda nagu, et kui näiteks midagi muuta, et mis siis muutuks tulemuses ja sellist tüüpi küsimused on seal. Nii, võib-olla veel mõni sõna sellest ettevalmistusprogrammist. Nagu öeldud, siis see on võimalik läbida 1 või 2 semestri jooksul, 18 EAP-d. Ja see programm, mille alusel siis õppekavale saab õppima, see oli üks neist 3 variandist. Selle kood on jah siin öeldud LTMS TK043, aga tegelikult ka osad selle ainetest moodustavad omaette programmi, mida pakub Õpetajate Akadeemia meede nii-öelda mikrokraadina siis ainult nendele, kes töötavad koolis või kutsekoolis õpetaja või kutseõpetaja siis töölepinguga, kas või 0,1 kohaga, aga peab olema selline tööleping, et siis ministeeriumi nagu toel on olemas eraldi nagu ka programm. Need ained on alamhulk siis sellest 043-st nagu öeldud. Registreeruda saab juba praegu emmale kummale neist. Ja sügisest hakkab ka sellel või nendel programmidel õppe, seal on vaja siis motivatsioonikiri, eks te saate vaadata infosüsteemist ois2.ee, valides täiendusõppe. Kuidas kandideerimine käib? Nagu Eesti Vabariigis ikka eestikeelsetel õppekavadel SAIS-i kaudu ja siis isikud, kes vastavad vähemalt ühele neist 3 tingimust, mis enne oli räägitud, 60 EAP aineid või siis ettevalmistusprogramm või siis, et on teinud selle eeldusainete eksami edukalt, siis need kutsutakse vestlusele. Ja vestluse kohta
võib öelda võib-olla seda, et hiljem ma räägin siin stipendiumidest ka ja vestluse võib-olla kõige tähtsamgi roll on see, et sellest tekib esimese semestri kohta stipendiumi saamiseks nagu pingerida selle vestluse tulemuse või no erialakatse tulemustest. Õppekavast endast võib-olla natukene siiski. Õppekavad, mis annavad õpetajakutse Tartu Ülikoolis, on üles ehitatud mõneti ühetaolised. Nendes kõigis on olemas õpetajakoolituse kutseõpingud, nii ka siis sellel õppekaval. Samuti kõigis on olemas praktikamoodul. Nüüd siis matemaatika ja informaatika õpetaja õppekaval siis on nii-öelda matemaatika ja informaatika didaktika, see on siis küsimus, et kuidas õpetada sellised ained, neid on 36 EAP-d. Siis ained, mis on nagu otseselt matemaatika ja informaatika enda ained, aga kus ei keskenduta sellele, et kuidas õpetada, vaid keskendutakse pigem vastavate nende ainete nii-öelda teemadele või ülesannete lahendamisele, et üleüldse osata enne võib-olla või selle käigus matemaatikat ja informaatikat. Näiteks ütleme, õpitakse võib-olla geomeetriat, õpitakse programmeerimist, aga mitte sellest aspektist, et kuidas seda nüüd õpetada, vaid et ise oskaks. Siis siin on neid aineid on 33 EAP-d. Nii praktika seal 11 EAP-d põhipraktika on välja toodud eraldi, see on see siis, mille jooksul ollakse siis koolis ise klassi ees ka õpetamas. Siin on veel mainitud ära õpiränne, valikained, vaba ained ja magistritöö on 15 EAP-d. Aga täpsemat sisu saab vaadata muidugi Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist, OIS 20 õppekavad. Mõnedest neist ainetest ja teemadest tuleb ka juttu mõnes järgmises ettekandes. Stipendiumid. Siis võib-olla kõige tähtsam siin rubriigis on õpetajakoolituse tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium, mida matemaatika ja informaatika õpetaja õppekaval saab 80% tudengitest. See on igakuine stipendium 400 €, määratakse igaks semestriks eraldi vastavalt pingereale, aga võib mõista, et kui tegu on 80% tudengitest saab, siis kui korralikult ära teha oma asjad, siis on väga suur tõenäosus seda saada, sest eks ikka ühel või teisel õppekaval ju, kui te olete varem õppinud, te mäletate, et 20% on ikka neid, kes võib-olla nii korralikult ei tee. Lisaks on olemas Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium, seda saab üks tudeng aastas. Ja matemaatika ja matemaatilise statistika bakkakavadelt tulevatel üliõpilastel on veel eraldi stipendium, aga selle kandideerimise tähtaeg on tegelikult läbi, et see on siin mainitud juhtumiks, kui siin mõni on matemaatika või matemaatilise statistika bakatudeng, kes praegu näiteks teisel aastal õppimas, et siis see on järgmiseks aastaks võib-olla nagu ka teatud suunis. See on nagu lisaks veel, see 200 €. Nii, veel üks tähtis asjaolu on see, et õppimine on tasuta. Päriselt tasuta selles mõttes, et ei küsita tasu ka, kui tekib väiksem õppevõlgnevus või ka suurem õppevõlgnevus. Et selles mõttes, et jääb vähem kui 30 EAP-d võib-olla semestris või midagi niisugust. Nominaalaeg on küll 2 aastat, aga siin on toodud välja akadeemilise puhkuse ja pikendamise variandid. Tegelikult peab arvestama sellega, et kui tegu on töötava inimesega, kes töötab täistöökohal 40 tundi nädalas, siis õppimine ka 40 tundi nädalas. Kui nüüd need arvutused kokku võtta, et kui palju on üleüldse nädalas astronoomilisi tunde ja lahutada sealt see 80 maha ja nii edasi, siis selgub, et tegelikult selline elu väga realistlik ei ole. Et peaks juhtuma nagu üks kahest siis, et mitte võib-olla töötama päris täiskohaga, siin on abiks natuke stipendiumid, või ka, kui vaja, on võimalik õppeaega pikendada, nagu te näete, akadeemiline puhkus on 1 aasta olemas igaühele ja pikendusaasta eraldi ka veel 1 aasta igaühele. Nii et selles mõttes 4 aastat on võimalik nagu rahulikult õppida. Seda ma ütlen lihtsalt täie teadmisega, et kes on nagu töötav inimene, et ega neid on küll, kes lõpetavad 2 aastaga, aga pigem on see lihtsam siis, kui ikkagi töökoormus on kusagil 0,8, 0,7, 0,5 ja nii edasi. Õppimine on ka ikkagi täisajaga töö. Nii, minu poolt on hetkel kõik, et järgmisena kõneleb professor Piret Luik informaatika didaktika osast eeskätt. Tere ka minu poolt. Siis tõesti
ma räägin sellest informaatikaõpetajast, nagu siin on sedasi paksus kirjas pandud ja nagu juba programmijuht Indrek mainis, on tegemist 2 instituudi õppekavaga. Ehk siis on lisaks Matemaatika Statistika Instituudile kaasatud ka Arvutiteaduse Instituut ja me teeme väga hästi koostööd. Seega see on ka üks erinevus, mis on võib-olla võrreldes Tallinna Ülikooliga, et need meie lõpetajad, kes sellelt õppekavalt välja tulevad, saavad matemaatika ja informaatika õpetajaks, mõlemad erialad. Ja miks siis sedasi on mõeldud, siis tegelikult kui mõtleme selle peale, kui palju on ikkagi matemaatikas ka vaja informaatikat, kui palju see informaatika juurde annab, kas või GeoGebra, mida laialdaselt kasutatakse. Ja kui mõtlete veel sellele, et õpetajad vahepeal jäävad haigeks, nii ka informaatikaõpetaja ja kui koolis on siis matemaatikaõpetaja ka, siis no kellele antakse informaatikaõpetaja tunnid, eks ikka matemaatikaõpetajale, mitte ei pöörduta ajaloo või siis muusikaõpetaja poole. Seega see on ka selline üks põhjus. Ja kui rääkida veel, et mis eeliseid informaatika annab, siis räägitakse ju tehisintellekti hüppest, TI hüppest, TI, tehisintellekt, informaatika. Seega matemaatikaõpetaja lisaks nendele vahenditele, mis tal on vaja matemaatikas, on ka hea teada laiemalt ja näiteks kas või sedasama tehisintellekti. Kui me mõtleme informaatika eriala lõpetajatele, siis oli jutt sellest, et saavad sisse astuda need, kes on lõpetanud informaatika eriala bakalaureusena ja võib-olla nii mõnigi teist on mõelnud selle peale, et tegelikult ma tahaks midagi teha koolis. Mitte küll täie koormusega, anda võib-olla näiteks üks kord nädalas või mõni päev nädalas informaatikat. Et ma ei oskan informaatikat ja koolis tõesti on sellistest oskustega inimestest puudu. Siis on võimalus töötadagi töö kõrvalt. Üks päev nädalas või mõni hommikupoolik olla siis koolis tööl informaatikaõpetajana, aga selleks on vajalik õpetajakutse olemasolu. Sellepärast, et jaa, teil võib olla küll kõiksugused teadmised, te võite olla selle kooli jaoks töötanud välja suurepärase informaatikamooduli, suurepärased materjalid, aga te saate ainult 1-aastase lepingu. Ja seega tuleb kuulutada välja konkurss ja kui tuleb keegi, kellel on olemas see õpetajakutse, siis tema võib saada teie koha endale. Seega see, et teil on olemas see kutse, annab tegelikult ka eeliseid, et te saate olla nii võib-olla tarkvaraarendaja kui ka töötada samas koolis informaatikaõpetajana. Mina olen töötanud nii informaatika kui matemaatikaõpetajana ja ma võiks öelda, et see informaatika pool oli, ma ei ütleks, et huvitav, matemaatika on ka väga-väga huvitav ja väga-väga põnev, aga see, et informaatika muutus nii kiiresti, see oli tegelikult just nimelt see, et ma ei pidanud mõtlema, et ma lähen juba 5. aastat järjest 5. klassi selle teemaga. Ma tean juba kõike, mis küsimusi nad esitavad, sellepärast et need materjalid olid teised, vahendid olid teised, tehnoloogia oli vahepeal muutunud. Seega selline kiiresti muutuv eriala, kui te teate, et teile meeldivad muutused, kui te ei ole väga selline traditsioonidest kinnihoidja, siis see ala on just teile. Ja meil on ka iga-aastased kogemused kogukonnas, meil on iga jaanuar on Tartus tore informaatikaõpetajate konverents ning suvel augustis on Tallinnas siis suvekool, kus saavad kokku informaatikaõpetajad ja see on tegelikult üks väga tore selline kogukonna üritus, kus üksteist ka toetatakse ja jagatakse selliseid nippe. Mina olen informaatika didaktika töörühmast ning räägiks natuke ka sellest. Nimelt õppekavas on magistritöö 2 ainekoodiga. On siis võimalik kaitsta magistritöö selliselt, et põhijuhendaja on Matemaatika Statistika Instituudist ja selliselt, et põhijuhendaja on Arvutiteaduse Instituudist ja sealt tulevadki need 2 erinevat koodi. Sisuliselt kaitstakse ikka ühes ja samas komisjonis, nõuded on ikka samad, hinnatakse samamoodi, aga need teemad on mõneti erinevad. Ja meie töörühma teemad ongi seotud informaatikaga
need on enamasti sellised reaalses elus. Me arendame välja vahendeid, me uurime neid vahendeid, kuidas neid kasutada, kas nad on efektiivsed. Me uurime ka õppimismustreid, motivatsioone, väljalangevust ja seda isegi mitte ainult informaatikaga seotud, vaid natukene laiemalt. Ning nagu ikka, tehisintellekt, AI kasutamine nii informaatikas kui teistes õppeainetes on täpselt samamoodi. Seega, kui te valite mõne teema meie töörühmast, siis on ka suure tõenäosusega, et te kaitsete siis just nimelt selle teise ainekoodiga ja kui siin programmijuht rääkis, et on võimalus jätkata doktoriõppes, siis meie oleme väga huvitatud sellest, et tõesti see koostöö jätkaks ka doktoriõppe raames. Ja ma tean üsna kindlalt, et teie vahel on selliseid, kes mõtlevad 2 õppekava peale. Tahaks minna õppima näiteks andmeteaduse magistrisse, aga tegelikult mulle meeldib ka õpetada. Ma tahaks olla siis ka siin matemaatika, informaatika õppekavas. Siis sellisel juhul mõelge selle peale, et meil on tegemist paindliku õppekavaga ja sa ei tea tegelikult kunagi, millal sa satud kooli. Mina olin üks sellistest inimestest, kes valis ülikoolis sellise eriala, kus ma mitte iialgi kooli ei satu, mitte mingil juhul. Ma ei võtnud mitte ühtegi pedagoogilist ainet, aga sattusin kooli. Elu lihtsalt viis ja tegelikult ma olen selle üle päris õnnelik. Ehk siis siin õppekavas on täiesti võimalik see, et sa võtad ka juurde erinevaid aineid, näiteks sellest samast andmeteaduse õppekavast. Aga sa saad just nimelt selle õpetajakutse, mille olulisest ma ka rääkisin. Ja nagu öeldakse, siis paber ju leiba ei küsi, ehk siis see, et sul on olemas see taskus õpetajakutse ja tõesti need teadmised, oskused, kuidas õpetada informaatikat, see tuleb sulle igal juhul kasuks. Seega, kui kahtlete, kas valida mõni õppekava või matemaatika, informaatika õppekava, siis soovitan selle kasuks. Aga see on lühidalt kõik minu poolt ja järgmisena on siis matemaatika-hariduse lektor Kerli Orav-Puurand. Tervist! Mina räägin sellest, et mida siis matemaatika poolt sellel õppekaval, just nimelt matemaatika didaktika poolt, mida me siin õppekaval pakume. Ma kohe jagan oma esitlust ka. Ühesõnaga, et mis on siis matemaatika didaktika osa magistriõppes? Kui Indrek, meie programmijuht, kogu selle õppekava struktuuri tutvustas, siis oli seal märgitud, et neid didaktika-aineid on 36 EAP-i ulatuses. Ja need 36 punkti jagunevad siis nii informaatika didaktika kui matemaatika didaktika vahel kaunisti võrdselt. Ja ma olen siia nüüd välja toonud siis need ained, mis on siis matemaatika didaktika poolt. Ja järjekord nendel ainetel on siin praegu selline, et soovituslik, millisel semestril ühte või teist ainet võiks võtta. Et näiteks esimesel semestril on meil sellised ained nagu aktiivõppemeetodid matemaatikas ja arvutid koolimatemaatikas. Aktiivõppemeetodid siis, te kujutate ette ise ka, et ainult loengu vormis tundide läbiviimine on võib-olla küll õpetaja vaates üsna tõhus, aga uuemate õpikäsitluste kohaselt ei ole see päris õige, et ikkagi õpilased peaksid ju ka tunnis tööd tegema, et millised need aktiivõppemeetodid võiks õigupoolest olla, mida siis matemaatikas ka päriselt kasutada saab või matemaatika tunnis. Et vot selliseid meetodeid siis seal aines vaadatakse. Ja kuigi informaatika didaktika poole pealt on oma 18 ainepunkti ulatuses aineid, siis võib ju tunduda, et arvutid koolimatemaatikas, et miks need siis nüüd just matemaatika poolt tulevad, aga siin on siis pigem nüüd rõhk siis sellel matemaatika poolel, et kuidas need arvutid saaksid seda matemaatikaõpet toetada. Nüüd teisele semestrile on
sätitud selline aine nagu matemaatika didaktika põhikoolis. Ja see tähendab siis seda, et me vaatame, uurime, kuidas võiks ja peaks põhikoolis ehk siis 2. ja 3. kooliastmes matemaatikat õpilastele õpetama. Et no me vaikselt eeldame, eks ole, et matemaatikat, seda temaatikat, eks ole, mis seal põhikoolis on, et seda te kõik valdate hästi ja loodetavasti rohkem kui hästi, äkki isegi väga hästi. Aga sellest üksi jääb tegelikult väheks selleks, et seda osata ka teistele õpetada. Kuigi muidugi mõned ütlevad, et kui ise ei oska, hakka õpetama, et ühesõnaga, tegelikult ma ise olen seda meelt, et ega sa väga hästi ikka õpetada ei oska, kui sa ise ei tea. Nii et ühesõnaga vaatame, mis on siis nii-öelda põhikoolis olulised sellised kohad, millele kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ja nii edasi. Kas või see, et õpetaja peab suutma, eks ole, ära tunda, kui õpilane on talle esitanud ühele ülesandele mitu erinevat lahendusviisi. Ka sellise lahendusviisi, mida õpetaja ise pole näidanud, et hästi piinlik on, eks ole, see olukord, kui õpetaja ütleb näiteks, et see ei ole see lahendus, mis mina olen sulle õpetanud, et see on vale. Et õpetajal peab olema pädevus nii-öelda aru saada, kas õpilasel on õigus või siis ikkagi tegelikult mitte. Nii et esimese 3 selle ainega saab siis tegelikult nii näidiskava kohaselt võiks saada esimene õppeaasta matemaatika didaktika poole pealt tehtud. Siis 2. aasta sügisel ehk siis õpingute 3. semestrisse jääb didaktika gümnaasiumis. Mõnes mõttes siis, eks ole, sarnane nii-öelda see olukord, mis põhikoolis, aga nüüd siis juba tõepoolest me vaatame gümnaasiumi matemaatikat ja pigem lähtume sellest praegusest laia matemaatika ainekavast. Eks natukene saab räägitud sellest ka, et kas ja mille poolest kitsas matemaatikas peaks mingitele teemadele lähenema teistmoodi. Ja siis jäävad meil veel siin edasi sellised õppeained nagu õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas. Et need õppekavad ja õpikud, me tutvumegi siis õppekavadega, ka vaadatakse, et millised õppekavad on olnud varasemalt, missugune õppekava kehtib praegu ja millised on need õpikud, mida koolimatemaatikas kasutatakse ja seda siis tegelikult nii 2., 3. kooliaste kui ka gümnaasium. Ehk et mitte ühelgi tudengil, kes on meie need õpingud läbinud, ei tohiks olla põhjust öelda, et tema oma ülikooli õpingute ajal pole mitte ühtegi õpikut näinud, et õpikuga sai tema kokku esimest korda alles koolis, kui ta tööle läks. Mida aeg-ajalt siin-seal kurdetakse, et ülikool üldse ei valmista nagu nii-öelda päriseluks ette. Selle koha pealt ma julgen arvata, et valmistame ikka küll. Ja siis on veel matemaatika olümpiaadide aine. Selle puhul ma saan aru, et see on natukene nii-öelda mitte just liikuv, aga et seda võib valida siis nii 2. semestril kui ka 4. semestril, et kuidas kellelegi see tunniplaani siis nii-öelda sobitub. Et ühesõnaga selliseid õppeaineid meie siin matemaatika didaktika poolt siis pakume. Ja meie töörühm samamoodi pakub erinevaid teemasid magistritööks. Meil siin on näiteks, mis meie teemad on, mida me siin vaatame. Näiteks me uurime probleemülesannete lahendamise metoodikaid. Teate küll seda nalja, et kõige rohkemate probleemidega õpetaja on matemaatikaõpetaja, sest tal on kogu õpik probleeme täis, eks ole. Siis uuema ja nii-öelda võib-olla suund on ka see, et kas ja kuidas saab matemaatikaõppes loovust arendada. Et kui juhtumisi keegi on kursis, siis näiteks viimane PISA test toimus nüüd meil sellel õppeaastal, sellel kevadel. Ta vist, nüüdseks on ikka vist juba läbi, aga et enne seda PISA testis uuriti ju ka õpilaste loovust
Ja noh, kui muidu on käinud PISA testi kohta need etteheited, et ülesanded on nii ühetüübilised ja standardsed ja ka koerad on võimalik välja treenida PISA testi hästi tegema, et siis kusjuures nii ääremärkuse korras ütlen, et tegelikult ei ole see eriti õige jutt. Ei õpeta sa neid koeri midagi neid teste tegema, selles mõttes, et ei ole need PISA testi ülesanded sellised väga ühetüübilised, et siis nüüd seekord uuriti ka jah, õpilaste loovust ja tuleb välja, et ega selleks, et õpilases oleks loovust, on tal ikkagi mingeid teadmisi ka vaja ja et ka matemaatikaalased teadmised tulevad kasuks, aga et kuidas me võib-olla saaksime tunnis seda rohkem siis toetada, seda õpilaste loovust. Et noh, ühesõnaga selliseid teemasid vaatleme. Siis tehakse ka siin meie poolt, ma mõtlen siis, eks ole, matemaatikute poole pealt neid õppematerjale. Nii selliseid, noh, ma ei tea, kas me nimetame neid vanamoodsateks ehk et siis nagu paberi peal, aga ka siis selliseid arvutipõhiseid õppematerjale tehakse siin. No ja siis muidugi nii-öelda uuritakse veel ka matemaatika ärevust ja selliseid teemasid, nii et selles mõttes see valdkond, millega siin meie pool saab tegeleda ja mida uurida saab, on päris lai, ma julgeks öelda. Ja kui siin informaatika pool tõi välja, et noh, on informaatika õpetamise konverents, siis matemaatikutel, kuid nüüd matemaatikaõpetajatel on siis selline üritus nagu matemaatikaõpetajate päevad. Ja eelmisel aastal toimusid need matemaatikaõpetajate päevad siis Tartus. Olid sellised rahvusvahelise maiguga need õpetajate päevad ja miks ma sellest praegu üldse räägin, on tegelikult see, et seal õpetajate päevadel tehti üks ettekanne sellest, kuidas matemaatikatunnis ei tohiks ära unustada nalja tegemist. Et on tehtud uuringuid, mis siis näitavad, kuidas kui õpetaja suudab oma ainet selgitada teatud määral läbi huumoriprisma, siis esiteks vähendab see õpilastes sellist vastuseisu ainele ja tekitab ka õpilaste ja õpetajate vahel võib-olla natukene sellise tihedama ja positiivsema suhte. Ja selles valguses on mul teile siis nüüd viimane ülesanne, et ühesõnaga siin on teile nii-öelda kontrolltöö. Te ei pea siin praegu seda vastust esitama hakkama ja seda siin otseselt lahendama hakkama, aga et ühesõnaga meie juures saate sellise peenemat sorti huumoriga ka kokku puutuda, mis on ometigi erakordselt tore. Ja noh, ma olen nüüd just täpselt jõudnud sinnamaale, et minu aeg ongi otsa kohe saamas või saanud ja mul on siis au sisse juhatada järgmine esineja, kelleks on Maris Jaht, kes on meie praegune tudeng ja kes saab siis ise rääkida, kuivõrd tore siin on õppida. Ja, aitäh! Tänan väga, jah, et mina olen siis Maris Jaht ja mul paluti rääkida siis oma lugu, kuidas ma siis siia õppekavale õppima sattusin. Kõigepealt taustast natuke, et 2003. aastal juba ma lõpetasin esimest korda ülikooli, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna siis. Ja peale seda olen siis tegutsenud esmalt ligikaudu 10 aastat finantsvaldkonnas, investeerimispanganduses ja panganduses ja viimased 10 aastat siis olen olnud Estiko Plasteri finantsjuht. Estiko Plaster on üks siis juhtivaid pakendilahenduste tootjaid Baltikumis ja siiamaani on siis mu igapäevatöö olnud seotud finantsjuhtimise, planeerimise ja analüüsiga. Ja see mõte matemaatikaõpetajaks õppima asuda tuli siis, ütleme siis isiklikust kokkupuutest, et minu tütrel oli siis põhikoolis selline matemaatikaõpetaja, kes õpetas matemaatikat ainult tema klassile ja ülejäänud ajal siis tegeles oma põhitööga. Et selline korraldus tundus sobivat väga hästi nii õpetajale kui õpilastele, kes siis olid väga rahul. Ja no sellele lisandus siis
meedias kajastatud mure, et matemaatikaõpetajaid on väga vähe. Et siis tekkiski siis mul mõte või küsimus, et kas ma saaksin kuidagi nagu oma panuse anda. Ja mõte oligi siis esmalt matemaatikat õppida ja siis õpetama hakata. Esialgu siis, kui ma proovisin leida võimalust just siis töö kõrvalt matemaatikat õppida, siis tundus, et majandusteaduskonna lõpetanuna mul väga palju võimalusi ei ole. Ja tegelikult ma olin juba loobumas, kui siis sattusin rääkima ühe oma kolleegiga, kes ka sellel ajal õppis siis õpetajaks. Ja tema soovitas mul uurida selle täiendõppeprogrammi kohta, millest Indrek eelnevalt rääkis. Et põhimõtteliselt ma siis eelmisel aastal, tegelikult kandideerisin ikkagi juba üle-eelmine aasta, leidsin siis selle täiendusõppeprogrammi ja see tundus väga hästi sobivat sellisele täiskohaga töötavale inimesele. Et tegelikult Indrek natukene juba rääkis sellest, aga ma räägin siis üle, et mis nagu mulle sellest programmist meelde jäi. Et kõigepealt siis tuli esitada motivatsioonikiri, kus ma siis andsin ülevaate oma eelnevast haridusest, kirjeldasin siis varasemat kokkupuudet õpetamisega ja loetlesin ka need ained siis, mis ma olen eelnevas õppeastmes läbinud, mis siis puudutavad matemaatikat ja informaatikat. Ja no minu õpetamiskogemus tegelikult sellel hetkel piirdus ainult töö juures kolleegide juhendamisega ja kodus siis laste koolitööga aitamisega. Aga sobis, sain sinna programmi ja eelmisel kevadel ma siis selle programmi lõpetasin. Ja selle programmi suur pluss just ongi see, et need 18 ainepunkti, mis ma siis seal võtsin, sain ma esiteks üle kanda nüüd järgmisse siis või siia sellesse magistriõppesse, aga tegelikult ka see täiendusõppeprogramm andis mulle siis nagu arusaama sellest, kas üldse mul on võimalik täistöökoha kõrvalt ja pere kõrvalt siis nagu sellises mahus õppetööga tegeleda. Ja loomulikult andis ta siis mulle ka võimaluse siia magistriprogrammi astuda, ehk siis, et ma ei pidanud tegema eksamit ja midagi muud. Käesolevalt ma siis olengi esimese aasta matemaatika ja informaatika õpetaja magistriprogrammi tudeng. Hetkel siis koos nende täiendusõppeprogrammi ainetega ja loodetavasti nüüd siis selle semestri lõpuks läbitavate ainetega peaks mul koos olema 70 ainepunkti. Ja kui ma siin eelnevalt kogu aeg olen rääkinud ainult matemaatika õpetajaks saamise ambitsioonist, siis tegelikult see informaatika õpetaja osa, mis siin selle programmiga kaasa tuleb, on ütleme puhas boonus ja päris huvitav. Et lühidalt tegelikult see ongi siis minu kogemus, et see täiendusõppeprogramm siis kokkuvõtvalt võib öelda sobib suurepäraselt sellistele inimestele nagu mina, kes soovivad hakata katsetama siis nii-öelda seda karjääripööret, et ei ole selline kõik või mitte midagi meetod, et saab siis konservatiivselt hakata kõigepealt siis õppima ja tegelikult väga paindlikult ka oma õpingute koormust siis reguleerida. Ja nüüd ma oluliselt kiiremini olen suutnud oma juttu ära rääkida, aga annaksin siis sõna järgmisele esinejale, kes on siis Kerri Gertrud Mikli, kes on selle programmi vilistlane ja räägib siis oma õppimiskogemusest. Aitäh Marisele. Jah, mina lõpetasin siis matemaatika ja informaatikaõpetaja magistrikava 2016. aastal. Kui nüüd kohe sellest jätkata see, mis on eelnevalt räägitud, siis mina õppisin veel päevases õppes. Ja siin
siinkohal kindlasti tuli kasuks see, et saingi olla täiskohaga üliõpilane. Et mina selle kõrval ei töötanud, mul ei olnud vaja töötada ja ma saingi keskenduda päriselt ainult õpingutele. Et selles osas võib-olla praegune see õppimiskogemus on natukene teine, kes õpivad siis sessioonõppe vormis sellel õppekaval. Aga natukene enda taustast ka, et ma tegelikult bakalaureusesse astudes läksin hoopis informaatikat õppima ja mu ainus teadmine, mis ma teha tahan, oli see, et ükskõik mida, mitte õpetajaks. Ehk siis ma valisin küll jah, matemaatikaga sarnase eriala, eks ole, informaatika ja alles bakalaureuseõppekava lõpetades tegelikult tuli see idee, et aga miks mitte õpetajaks hoopis. Samas hetkel olid teaduskonnadeks, et samas teaduskonnas oli magistriõppe olemas, nii see valik sai tehtud. Ja tegelikult ka sel hetkel ma ei olnud kindel, et ma üks hetk ka klassi ees olen. Et mind huvitas see haridusvaldkond. Ma teadsin, et ma tahan sealt midagi teha. Aga tegelikult ma jõudsin ka siis pärast lõpetamist klassi ette ja seal olen siiamaani. Ehk siis just võib-olla ka seda poolt, et isegi kui sa ei ole kindel, kas sa tahad minna just õpetajaks tööle pärast seda, et see eriala sobib muudeks eluvaldkondade jaoks ka. Aga natukene siis, mida ma õppisin või kuidas ma õppisin, et siin on varem juba välja toodud ka, et on eraldi õpetaja koolitusained just, mis on puhtalt siis pedagoogikaained ja meil olidki Haridusteaduste Instituudist need ained, eks see kõik erinevad erialad ka koos. Et mina, kes ma tulin informaatika eriala pealt, minu jaoks oli see täiesti uus maailm, et meil oli ju ka neid, kes olid ka varem õpetajaks õppinud, et neil oli kindlasti lihtsam. Aga minu jaoks kõik see, kuidas õpetada, oli uus, kindlasti väga põnev ja ka see, kuidas seal õpiti. Ehk siis, kui meil olid sellised seminarid või praktikumid, meil olidki mitme eriala tudengid koos, et ühed olid matemaatika õpetajaks õppijad, aga meiega koos olid ka loodusainete õpetajad ja kehakultuuri poolt inimesed, et hästi huvitav oli näha seda, kuidas nemad oma tunde teevad või mis on nende jaoks need olulisemad kohad, sest me vaatlesime üksteise tehtud tunde, me saime loomulikult ka ise neid tunde anda. Me tegime läbi igasuguseid erinevaid suhtlusolukordi, vestlusi, pidime filmima ennast, pidime seda analüüsima. Et kui algul just selline enda tegevusanalüüs tundus hästi keeruline või võõras, et sa peadki päriselt selle kaamera tööle panema, pärast vaatad läbi, mõtled läbi, mis sa kõik tegid, siis kui mõned korrad oled ära teinud, siis ei ole enam midagi hullu. Ja ma arvan, et see on ka selle julguse andnud, et nüüd, kui ma koolis töötan ja mulle öeldakse, et sulle tulevad täna tundi külalised, ma kehitan õlgu, et las nad siis tulevad. Ega mina ju enda tegevust sellepärast ei muuda. Siis teine suur osa oleks see praktika. Ja ma ka väga-väga hindan just selles osas, et me saimegi kohe alguses sügisel minna vaatluspraktikale. Et see alguses tõesti tähendas seda, et me käisime lihtsalt tundides, vaatasime, mida õpetaja teeb, mida õpilased teevad ja saime pärast siis enda juhendajaga arutada ka erinevatel, kas siis konkreetses tunnis toimunud mingitel teemadel või üleüldisemalt õpetamise kohta rääkida. Käisime selliste väikeste puntidena seal, et meie olime küll kahekesi, kohati oli ka kolmekesi, et tekkis selline mõnus õppijate seltskond ka. Et kui me olimegi teise informaatika, matemaatikaõpetajaga siis koos, et sellest kujunes ka see, et me tegime ka kõik kodutööd.
pärast koos arutades, eks ole, et oli keegi, kellele kogu aeg toetuda, oli keegi, kellega koos läbi arutada. Praktikatest veel, nüüd ainete nimetusi täpselt muidugi ei mäleta, aga me saime käia ka abiõpetaja rollis. Tähendas seda, et me olime seal tunnis, me saime vaadelda, aga tegelikult me käisime klassis ringi ka, et saime justkui nagu aidata nii-öelda päris õpetajat, et kui kellelgi oli vaja lisaks seletada, kellelgi oli küsimusi, siis meie tudengitena olime olemas ja saime juba natukene proovida, et kuidas on ise seletada. Ja siis muidugi lõpuks nii-öelda see päris praktika, kus mina olingi 2 nädala jooksul gümnaasiumis ja 2 nädala jooksul põhikoolis. Andsin siis nii matemaatikatunde kui ka informaatikatunde. Seal praktika puhul ka mulle meeldis see, et me saime päriselt ise läbi katsetada ja tegelikult suhteliselt varakult juba ka abiõpetaja rolli mõelda. Et enne kui ise ei ole ikkagi teinud, siis päris täpselt ainult nii-öelda paberile kirja pannes ei saa aru, mis seal klassis juhtuma hakkab. Ja nüüd natuke rohkem selle eriala poolelt, et olidki matemaatika ja informaatika ained. Loomulikult seal ka, eks ole, didaktika ained, millest on siin juba räägitud, aga sai ju lisaks võtta ka nii-öelda puhta matemaatika või puhta informaatika aineid. Minul, kes ma olin tulnud informaatika bakalaureusest, olid muidugi nii-öelda nimekirjas olevad ained enamus tehtud või olid nii-öelda keerulisemad ained tehtud. Aga tegelikult see valik oli ikkagi piisavalt suur, et ma sain leida kas siis samast valdkonnast mõne muu aine. Et ei olnud vaja mul justkui 2 korda sama asja teha, mida ametlikult ei tohigi, aga ma ei pidanud ainet tegema lihtsalt aine tegemise pärast, vaid et ma sain tõesti valida just need matemaatika ained, mis mulle päriselt huvi pakkusid ja vaatasin ka pisut laiemalt sel hetkel, et mina võtsin ka näiteks klassiõpetajate aineid hoopis kõrvale. Sest kui me räägime ka põhikooli õpetajast, siis tegelikult on ju ka teine kooliaste juba põhikooli õpetaja käsutuses väga tihti. Ja vahel võib-olla mulje, et kui me räägime põhikooli õpetajast, siis see on pigem algab 6. klassist ja keskendumegi nagu pigem sellele. Aga mina, kui ma pärast magistrit tööle läksin, sain kohe endale 4. klassi. Et ma arvan, et mul tuli väga-väga kasuks see, et ma tegelikult olin ka koos klassiõpetajatega üht-teist nii-öelda õppinud, läbi teinud, natuke kuulanud ka seda poolt, kuidas nemad õpetavad või mis nende jaoks täpselt siis oluline on. Ja ainetest endast vist ongi enam kõik, aga mida ma tegelikult veel lisaks nendele tavalistele ainetele ülikoolis teha sain, oli see, et ma andsin informaatikatudengitele praktikume. Aine raames andsin programmeerimise praktikume ja hiljem siis väikse tööotsana sain kanda ka andmebaaside praktikumi. Et see andis mulle hästi palju sellist julgust ja pealehakkamist, et kui õppejõud ikkagi tuleb, et kas oled valmis ära tegema, teil on inimesi juurde vaja, siis võtke, aga miks mitte, lähme katsetame, proovime. Et samamoodi kutsuti mind appi õpetajate koolitusi läbi viima. Mäletan väga hästi ühte olukorda, kus meie teemaks oli App Inventor. See oli meie kõigi jaoks suhteliselt uus ja siis me pidime õpetama seda teistele edasi. Et see oli küll natuke see koht, et kui see ei oska, siis hakka õpetama, aga siis eks me õppisime ära. Et natukene oli meil ikka vast rohkem teadmisi kui nendel, kellele me seda andsime. Aga see näitab kindlasti ka seda, et õpetajana ei ole niimoodi, et ma lõpetan magistri ära, siis on kõik. Et ma nüüd rohkem ei õpi, et nüüd ma olen valmis õpetaja.
et ei tohi ära unustada seda, et sa pead kogu aeg ennast arendama, midagi juurde õppima, lugema, uurima, analüüsima. Et see võiks olla kogu aeg enda töö osa ka. Ja kui ma siin juba mainisin, et sain siis praktikume anda või mingisuguseid õpetajakoolitusi kaasa teha, siis tänu ülikooli õpingutele ma sain ka jala sisse robootika maailma. Jälle ühe aine raames õppejõud ütles, et meil on nüüd ühele robootikavõistlusele hindajaid vaja. Olge head, tulge ka. See oli justkui ka aine osa sel hetkel. Nii ma sinna sattusin. Et kes kuuletest teab, siis First Lego League oli see võistlus. Ja sealt arenes tegelikult ka minu suurem huvi robootika vastu. Pärast seda olen taas kord teinud igasuguseid töötubasid. Olen juhendanud ka lasteaialapsi, algklassiõpilasi robootika huviringis. Et jälle üks lisavõimalus, mida veel selle sama õppekava baasilt teha. Ja kui ma alguses ütlesin ka, et minu esimene mõte ei olnud see, et ma kindlasti klassi ette lähen, et katsetasin siis natukene teistmoodi haridusvaldkonnas töötamise ka ära, olen ka kirjastuses olnud. Ehk siis valik on suur ja seda kõigega teha. Et mina jõudsin sealt küll tagasi klassi ette ja tunnen, et see matemaatikaõpetaja on minu südameasi. Aga see lubab teha ka muud, sest kui ütled, see reaalainete enda taust juba on see, mis annab nii suured teadmised, et natukene midagi veel juurde õppida ja saad jälle oma suunda muuta, kui peaks see vajadus tekkima. Ja ma arvan, et kõige olulisem mõte kogu õpingutest, mis tegelikult meile öeldi rektori vastuvõtul, et oli siis cum laudedele vastuvõtt ja rektor ütles oma kõnes, et tõenäoliselt ei ole siin need, kes oleks väga palju tööd teinud, vaid siin on need, kes on targalt oma tööd teinud. Ma arvan ka, et see on oluline osa nii nendel õpingutel kui ka siis hiljem tööturul, et tuleb oma aega osata niimoodi planeerida, et sellest oleks maksimaalne kasu. Ja mina sellega lõpetan ja nüüd on siis küsimuste ja vastuste voor. Nii, tervist jälle siis. Ma praegu näen, et siia vestlusaknasse ei ole tulnud täiendavaid küsimusi, aga nüüd just tuli. AI hüpe, kuidas täpsemalt see õppekavas kajastub? Selle ma delegeeriks professor Piret Lõõdele. Ma ei ütleks, et see kajastub õppekavas, aga kuna meil on sellised ained nagu informaatika didaktika, meil on aine infotehnoloogia koolis ja nendes mõlemates on sees teemana ongi siis tehisintellekt, siis selle raames me kogu aeg kõiki neid uusi suundi ka siis tutvustame. Ja kui praegust oli näiteks, kes olid vaadanud ERR-is, oli siis uudis, et hakatakse arendama seda tarkvara, siis üks meie õppejõud on ka selle arendusega seoses, nõnda et tema toob selle nendesse õppeainetesse. Nii, aga nendel, kes on nüüd siia infotundi registreerunud, nendel oli tegelikult võimalus küsida küsimusi varem ja nii see küsimuste kui vastuste nagu faili link on kõigile saadetud, et niipea kui siia vestlusaknasse midagi juurde ilmub, siis ma vastaks ikkagi nendele, aga kui neid ei ole, siis ma võib-olla kommenteerin neid 5 küsimust, mis olid üles kerkinud. Ahah, nüüd tuli siia juurde. Kuidas käesoleval aastal stipendiumide jagamine läks? No 2024 infotunnis veidi räägiti, et milliste tegevustega ilma jäädi. Nojah, võib-olla jah, tähendab, asi on selles, et siin on niisugune stipendiumidega üldiselt läheb nii, nagu ma ütlesin, et 80% õppekava lõppijatest saab 400 € stipendiumid ja selles mõttes on kõik hästi. Võib-olla siin mõeldakse seda, et kui keegi
tuleb õppima õppekavale vabale kohale näiteks teisele semestrile, et siis tal ei ole nagu esimesest semestrist õppetulemusi. Et sellisel juhtumil on oma küsimus, et kuidas siis, et teisel semestril siis, kes tuleb vabale kohale, ma rõhutan, see on eraldi niisugune protseduur. See on juhtumil, kui näiteks esimene semester on õpitud midagi muud ja selgub, et see nagu ei sobi siiski, et tahab õppekava vahetada või mingil muul moel tulla otse teisele semestrile. Et see nagu väga ei puuduta tegelikult seda vastuvõttu, aga selline metoodika on tõepoolest olemas või selline õppekorralduslik meede. Ja kes seda tahab millegipärast kasutada, tulla siis veebruaris vabale kohale, juhul kui meil jääb vaba õppekohti. Et siis seal on tõepoolest vaja natukene olla hoolikas, et kuidas saada ikkagi, ütleme 3. semestril siis ikkagi saada, et siis 2. semestril siis ei saa paraku, kes tuleb vabale kohale. Aga vabu kohti, ega väga palju ei ole meil, kui sellest juba juttu tuli, siis eelmisel õppeaastal sisseastumisel 2 vaba õppekohta jäi ja pärast siis jõulude või uue aasta paiku toimunud, ütleme seal tudengite liikumisi, praegu on endiselt 2 vaba õppekohta, ehk siis endiselt sama arv õpib, kui palju neid astus sisse. Üks astus kuskil jaanuaris välja ja vabale õppekohale tuli üks teine juurde sisuliselt. Nii, ma ei tea, kas tuleb veel siia vestlusaknasse. Et võib-olla mõnda asja ma siin siis kommenteerin nendest, mis olid ette küsitud, et üks küsimus on siin see, et kui keegi töötab juba matemaatikaõpetajana, kas seda saab kuidagi kohe ainete läbimisel ära kasutama hakata. Et siin, tähendab, nipsust vastust mul ei ole sellist, et nüüd saab kohe mingi aine selle põhjal arvestada, seda paraku üldiselt ei ole. Aga kindlasti töötamise juures see nagu hõlbustab leida igasuguseid näiteid oma praktikast, eriti just üld- ja erialadidaktika ainetes. Siis teine küsimus on siin olnud, et see on nüüd üsna spetsiifiline, see puudutab seda, et oli ju juttu, et kui on 60 EAP-d varasemates õpingutes matemaatika ja informaatika aineid, et siis saab otse vestlusele ja siis teatud õppekavade puhul on see nagu analüüs juba ära tehtud ja siin käib jutt siis loodus- ja reaalainete õpetamise põhikoolis õppekava üliõpilastest, kellel on võimalik siis võtta sellisel moel oma nagu suunavalik, et nad valivad näiteks matemaatika või informaatika, emmas-kumma suuna erialamooduli siis 48 EAP-d, aga valivad siis valikmooduli mõnel teise aine õpetamise vaatevinklist. Näiteks, ma ei tea, bioloogia valikmoodul näiteks. Et siis nad justkui nagu seda valitavas osas on 48 ainult õppinud matemaatikat või informaatikat, et kuidas see klapib sellega, et peaks 60 täis olema, aga siis seal on see lugu, et sellel õppekaval on kohustuslikes ainetes olemas ka piisavalt matemaatika ja informaatika aineid, nagu näiteks programmeerimise aine on seal 3 EAP-d, matemaatiline kirjaoskus matemaatika koolis, infotehnoloogia koolis. Et sealt tuleb kokku tegelikult see 60, kui need kohustuslikud ained juurde võtta. Nii, siis on siin veel küsimus, et kas magistris peab keskenduma matemaatikale või informaatikale, et kas ikka mõlemad saab õpetada tulevikus ja kui õpib praegu informaatikat, et kuidas siis sellega matemaatikaga on. Tähendab, õppekava annab ettevalmistust õpetada nii matemaatikat kui ka informaatikat, nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis, mõlemad. Et õppijal ei ole koguni võimalust valida ainult ühte neist 2 õppeainest. Ja need moodulites matemaatika ja informaatika bilanss on ka võrdlemisi võrdne. 18+18 on didaktika osas, erialaainete osas on matemaatika veidi rohkem, on 18+15, siis informaatika 15. Aga seal erialaainete moodul on niimoodi koostatud, et seal preambulis on öeldud, et need erialaained tuleb läbida eelnevate õpingute ja magistriõppe kogusummas. Ja mooduli maht ise on 18, aga siis kui eelnevates õpingutes on tehtud rohkem näiteks informaatikat, siis seal on kohustuslikud ained tehtud, siis tuleb ilmselt neid matemaatikaaineid teha juurde ja et nii et kohustuslik osa täis saaks ja kellel see ei saa veel täis, et kes on kohustuslikud ained juba kõik tehtud varem või magistris, aga 18 EAP-d pole moodulika veel täidetud, siis on valitav osa ka, kus saab siis juurde võtta. Nii, siis siin
on küsimus jälle loodus- ja reaalainete õpetamise põhikoolis õppekava kohta, et kui keegi on seal õpingud läbinud, et kas ja kuidas ja kui palju saab aineid üle kanda, siis ainete ülekandmine toimub võta protseduuri kaudu. Matemaatika ja Statistika Instituudi võta komisjonil on üldiselt selline poliitika, et varasematest lõpetatud õpingutest neid aineid üle ei kanta, ilma milleta ei saanud see õppija lõpetada. See on nagu üldraamis, niisugune üldpoliitika. Aga muidugi sellest on teatud erandeid, no näiteks see õpetajakoolituse kutseõpingute moodul on erand. Selle kohta on pedagoogikumis järele küsitud, et ütleme, sobivaid asendusaineid nagu ei ole pakkuda. Nii et selle puhul need ained saate üle kanda. Samuti saab siis üle kanda sellised ained, mida teil ei olnud tingimata tarvis eelmiste õpingute lõpetamiseks. No näiteks kui vabaainete moodul on üle täidetud või mõni teine moodul on üle täidetud nii-öelda. Aga no üldiselt siin on vaja konkreetselt näha selle, no ütleme, kandidaadi siis, mis tal on ikkagi tehtud, mis moodulites, kus täpselt ja et siis saab soovitusi anda, et kuidas edasi tegutseda. Nii, ja siis on siin küsimus veel olnud, et varasemalt on pakkunud näiteks Playtech stipendiumi siis, kes tulevad oma reaalvaldkonna erialalt õpetama magistriõppesse, et kas tuleval õppeaastal on ka taolisi stipendiumi plaanis. Playtechi stipendiumit küll hetkel ei ole. Ma arvan, ma uurisin veebist, et see vist viimati oli aastal 2020 ja seda sai vist ainult paar tudengit. Suurusjärk oli siis kogu õpingute kohta kokku 5400 eurot siis tudengi kohta. Et praegu see 400 eurone stipendium, mida siis saab küllaltki palju ikkagi 80% õppijatest, see annab, kui seda iga semester saada, siis annab ta kokku 8000 eurot. 10 kuud saab, 20 kuud siis, 10 kuud aastas, 20 kuud siis on nagu kokku õppeaja jooksul 20 korda 400 eurot, eks ole. Ja lisaks on, nagu sai korra öeldud ka, et Eno Tõnissoni nimeline stipendium, seda saab üks üliõpilane lennu kohta. On ka mitmesuguseid muid stipendiume, mis ei ole otseselt suunatud siis õpetajatele või matemaatika või informaatika õpetajatele, vaid on mingite muude kaalutlustel, kas geograafilised kaalutlused või midagi muud. Et osasid selliseid leiab Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehelt, aga praegu seal otseselt nagu midagi taotlemiseks väljas ei ole, aga seal saab näha, et missuguseid on olnud ja võib tulla ka tulevikus. Nii, aga endiselt rohkem ei ole siia tulnud siia vestlusaknasse küsimusi. Ahah, nüüd tuli. Nii, et ettevalmistusprogrammis õpitud ained kantakse üle. Nii, kas selle arvelt väheneb moodulis lubatud ainepunktide arv? Jutt käib siis matemaatika ja informaatika õpetaja suunamoodulist, mille ained tuleks siis läbida varasemate õpingute ja magistriõppe kogu summast ja ettevalmistusprogrammi ained ongi täpselt need samad ained. Need saab sinna tõesti üle kanda. Mooduli maht, mis peab saama täidetud, on 18 EAP-d. Kohustuslike ainete maht samas seal moodulis sees on 33. See on nagu absurdne, aga teiselt poolt see ongi koostatud eeldusel, et üldiselt on osa neist ainetest tehtud varasemates õpingutes. Kui nüüd sinna neid üle kanda, siis saab seda 18 täita vastavalt sellele, mis seal ettevalmistusprogrammis enne on tehtud, aga ega see kohustuslike ainete kohustust ikkagi maha ei võta. Nii et kes ettevalmistusprogrammi 18 ära teeb, see saab need ained kõik võtaga kanda siis moodulisse sisse, aga kohustuslikke aineid tal jääb ikkagi siis 15 teha, sest et 33 oli kokku kohustuslike ainete maht. Nii, aga kas moodulis antud mahust võib rohkem ainepunkte läbida, et saada paremat matemaatikaalast tausta? Siin ma ütleks võib-olla niisuguse üldise kommentaari, et Tartu Ülikool tervikuna võib-olla paistab teiste Eesti kõrgkoolide hulgast silma sellega, et siin on õppijal väga suur vabadus oma õpingute kujundamisel. Muu hulgas on laialdane põhimõte see, et kellelgi ei keelata õppida rohkem. Selles mõttes, kui juba isik on õppekohal ja soovib õppida rohkem, siis üks piirang on õppekorralduse eeskirjas, et semestris rohkem kui 50 EAP-d teha ei saa, välja arvatud, kui programmijuht on nõus.
No siis, kui keegi tahab rohkem teha, siis räägime, sellel võib olla mõningad põhjused, võib-olla see ei ole ka lõpuni välistatud, kui need on väga head põhjused. Et kindlasti te saate õppida rohkem, kui on ette nähtud. Nii. Aga natuke võib-olla ootame, et äkki tuleb mõni küsimus veel. Aga noh, kui ka ei tule rohkem küsimusi, siis noh, teil on võimalik hiljem loomulikult ka siis kirjutada. Võib-olla on tuli, okei. Informaatika erialal on ka päris palju matemaatika ja informaatika õpetaja suunamooduli ainetest tehtud. Jutt käib siis kui informaatika bakalaureuseõppest näiteks, ma kujutan ette, jah? Või siis loodusreaalide õpetamine põhikoolis siis informaatika suund ilmselt, jah? Et seega, kas saan õigesti aru, et matemaatikaained peaks lihtsalt uuesti tegema, aga informaatikaained üle kanda? Ei, varasematest lõpetatud õpingutest, kui teil läks informaatikaaineid vaja lõpetamiseks, siis te neid ei saa üle kanda, need on lihtsalt tehtud, nende see, et neil magistriõppes te neid justkui uuesti ei tee, see ei ole mingi takistus lõputöö kaitsmisele suunamiseks, aga üle ei saa kanda, kui nad olid lõpetamiseks, bakaõpingute lõpetamiseks vaja. Matemaatikaaineid ka midagi uuesti noh, ei pea tegema, et kui ka kõik kohustuslikud ained on tehtud varasemates õpingutes, aga on sellised sorti põhjused, et neid ei saa üle kanda, et nad on vajalikud varasemate õpingute lõpetamiseks, et siis on lihtsalt valitavast osast võimalik teha aineid nii kaua, kuni 18 EAP-d saab täis. Eks siin on natukene taustaks see ka, et no näiteks, mis puudutab õpetajaid, siis on olemas haridus- ja teadusministri määrus, mille kohaselt õpetajate esmaõpe nii-öelda, ilma mingist lisakoolitusteta on 300 ainepunkti. Ja noh, see on ka nagu üks asi, mis nagu võib-olla, kui seda nagu mõttega lugeda, et siis ei peaks olema noh, liiga palju seda, et bakaõpe ja magistriõpe niimoodi üksteist kopeerivad, et bakast saab tohutu palju magistrisse üle kanda, siis see 300 hakkaks väga palju sulama võib-olla. Nii. Aga jah, et mis ma jäin selle jutuga pooleli, et küsimustega saab alati pöörduda, on erinevaid võimalusi pöörduda minu poole, minu nimi oli olemas, meiliaadress on olemas, on võimalik ka pöörduda siis nii Arvutiteaduse Instituudi kui Matemaatika ja Statistika Instituudi üldaadressidel või ka no, muude konkreetsete õppejõudude või isikute poole. Et üldiselt saate ikka vastused. Ma rohkem küsimusi hetkel ei näe. Et meil oligi 17:20-ni planeeritud. Et ma nii meelega veeretan juttu hästi aeglaselt, kui äkki mõni veel küsib. Aga ma kujutan ette, et äkki 25 võib-olla on õige aeg siis lõpetada, et siis ülejäänud küsimused tulevad siis hiljem võib-olla muid kanaleid pidi. Nii et tänud kõigile kuulamast, osalemast ja loodetavasti kohtume juba, kui mitte siis otse vastuvõtuvestlusel, siis vähemalt kellel vaja teha siis eeldusainete eksamil, aga loodetavasti paljudega juba vastuvõtuvestlusel. Tänud ja nägemist.